Tere tulemast Pärnu Postimehe toimetusse. Mina olen Pärnu Postimehe peatoimetaja Siiri Erala. Olen ka pressinõukogu liige, 2 kooliealise lapse ema ja tehisaru kasutaja nii tööl kui eraelus. Tänase tunni jooksul ma luban, et saate teada, mis on ajakirjaniku töö tuum, mis vahe on ajakirjandusel ja meedial ja kas tehisaru võiks üle võtta ajakirjaniku töö. Kui te astute ühel tööpäeval, näiteks ennelõunal kell 11 Pärnu Postimehe toimetusse, siis te ei näe väga palju ajakirjanike laua taga. Kus nad on? Me ütleme, et nad on objektil. Ja mida see objektil tähendab? See tähendab, et nad on sündmuspaigas, nad on infot kogumas, nad on allikatega suhtlemas. Ja vahest peavad nad ka veenma inimesi, et see, mida nad teevad, see, millest nad kuskil räägivad, on oluline ja on hea ajakirjanduse veergudel kajastada. Ehk siis meile uudiseid väga palju niimoodi ei tule, et tuleksid valmis materjalid meie postkasti. Et seda võib juhtuda näiteks rahvusvahelises meedias või suurtes meediamajades, et ajakirjaniku postkasti potsatab lihtsalt üks kiri, kus on olemas pildid, kus on olemas tsitaadid ja siis saab niimoodi kiiresti mõne loo valmis teha. Et aga maakonnalehes sellist asja juhtuda ei saa. Ehk meie ajakirjanik peab minema koha peale ja selle info ise siis sealt ära tooma. Ja siit on kohe küsimus, kas sellist tööd saaks teha tehisaru? Mina ütlen, et ei. See inimlik kontakt, tunnetamine, ümbruse vaatamine, vahest ka inimestele silma vaatamine, nende emotsioonide tunnetamine, see on midagi väga inimlikku. Et tehisaru võib aidata ajakirjanikku. Mina ise olen kirjutanud lugusid tehisaru abiga, ehk siis enamasti siis keelemudeli ChatGPT abil. Et olen siin mõned lood, mis on sellega koos tehtud, ka välja toonud. Ja mul on selleks spetsiaalne, et oleks ära tuntav, et mina olen kasutanud selle asja tegemiseks siis tehisaru abi. Ma olen loonud endale ka sellise teistsuguse kasutaja, kus juba pildi peal on näha, et päris oma jõududega ma seda kõike teinud ei ole. Aga seal ei ole ju täiesti robotipilti, et ikkagi minu osa on seal päris suur. Aga milleks siis AI-d kasutada? Et mina kasutan AI-d selleks, et aidata mõelda ja luua siis loo ülesehitus, ehk siis kavapunktid, mis sinna tulevad. Koostada intervjuu küsimusi või siis panna ka paika selline intervjuu kava, et oleks erinev tempo, et oleks selliseid küsimusi, mis nõuaksid pikka vastust, siuksi lühikesi ja lõbusaid küsimusi, et tehisaru aitab seda väga hästi mõelda ja teeb ka ettepanekuid. Saab teha tausta infootsingut, et on olemas sellised mudelid, mis teevad internetist väga süvauuringuid teatud märksõnade või inimeste tausta osas. Saab parandada ka keelt, et meil just hiljuti tehti selline majasisene siis assistent, kuhu on siis sisse söödetud reeglid ja mis tõesti võtab ajakirjaniku teksti ette, parandab seal ära, toob välja, mis muudatused on tehtud. Nagu me lõime oma eesti keele õpetaja, kes ei paranda punasega, aga parandab siis rõhutatud kirjas meie asju. Ja mis ma ka teinud olen, siit nimekirjast on võib-olla näha, et mõned nendest
mõned nendest artiklitest on sellised natukene lõbusamad või siis jah, niisuguse lõbusama stiiliga, et ma olen kasutanud AI-d ka selleks, et teha niisugust lõbusamat stiili, mida oleks vahvam võib-olla lugeda. Et seda ei saa teha uudislugude puhul, aga näiteks olemuslugude puhul, arvamuslugude puhul ma olen seda teinud. Ja arvamuslugude puhul, kui me ütleme, et uudislugudes ei tohiks olla siis AI-ga genereeritud pilte, siis arvamuslugude juurde, olemuslugude juurde selliseid illustratsioone ma olen ikkagi teinud. See on siis 1. septembrist illustratsioon ja kunagi tegin ka hoogsama loo sellest, kuidas meile tuli see, et pudelikork peab pudeli küljes kinni olema, et siis on niisugune pudeli ja korgi abielu. Et noh, sealt on juba aru saada, et see on natukene niisuguse naljavõtmes tehtud ja kirjutatud ja seal võib ka selliseid illustratsioone siiski kasutada. Aga samamoodi, nii nagu nende tekstide puhul, ma olen selle välja toonud, et ma kasutan tehisaru, siis ka nende illustratsioonide puhul on see ikkagi ära märgitud. Milles on veel tehisaru väga hea? Ta aitab pakkuda pealkirju, saab täitsa anda sellise ülesande, et sisestada oma loo teksti või siis kava ja ütled, et paku mulle siia 20 pealkirja. Ma ei kasuta neist ühtegi, aga ma saan sealt väga häid ideid, mida siis võiks pealkirjaks panna. Ja tihtilugu ta on palju julgem, kui ma ise oleksin. Ja ta genereerib ka sotsiaalmeedia kokkuvõtteid või tekste sotsiaalmeediasse. Ja minust on ta tohutult palju parem igasuguste emotikonide panemisel, et selles ma usaldan ka väga palju tehisaru. Ma tahaks näidata teile ka sellist vaadet, kuidas meie sisestame oma artikleid, oma veebivoogu. Et see on meie siis see nii-öelda köögipool, kuidas üks artikkel läheb ülesse ja seal on näha nüüd siis kohti, kus on niisugused robotimärgikesed, et need on nüüd siis juba siia sisse ehitatud tehisaru tööriistad. Et siin ta pakub erinevaid võimalusi, mis tema arvaks, et võiksid olla pealkirja variandid. Ma ei pea neist ühtegi kasutama, ma saan neid lihtsalt vaadata. Siis on olemas, ta pakub selliseid siis sinna pildi alla kohe loo algusesse kokkuvõtvaid punktikesi, et inimene saaks aru, millest siis selles artiklis juttu tuleb ja siin samamoodi. Ma ei pea neid kasutama, aga ma saan neid kasutada. Ja siis teeb tehisaru ära ka selle töö, et ta pakub mulle märksõnu, pakub, kuidas sotsiaalmeediasse seda panna ja paneb ka seotud lood. Neid asju tegelikult iga ajakirjanik peaks tegema, aga tihtilugu need on tüütud ja selles mõttes on väga hea, et sellised automaatsed tööriistad meil olemas on ja natuke säästavad meie aega. Tahtsin minna päris algusesse, kuidas nii-öelda see robot ajakirjanikke üldse aitama hakkas. See kõik hakkas mõned aastad tagasi sellega, et Tehnikaülikool tegi valmis sellise veebirakenduse nagu tekstiks.ee ja see oli siis koht, kuhu sai sisestada helifaili ja mõne päeva pärast said sa sealt tagasi siis tekstifaili ehk siis transkribeerimisrobot. Ajakirjanikud hakkasid seda kasutama, aga seda kasutasid ka üliõpilased ja näiteks kui oli lõputööde tegemise aeg, kus
üliõpilased olid kasutanud siis intervjuude meetodit oma uurimustöödeks, siis see põhimõtteliselt läks umbe ja me sealt tulemusi ei saanud. Ja see andis tõuke, et meie meediamaja tegi siis oma tekstiroboti ja ma ütlen üsna kindlalt, et kõikides Eesti meediamajades on juba enda tekstirobotid olemas. Transkribeerimine, muidu kui mina oma tööd alustasin, siis lindistasime diktofonidega ja ühe pika intervjuu mahavõtmine võis võtta ikkagi 2-3 päeva. Sa kuulad lause ära, kirjutad, vahepeal paned siis selle lindistuse pausile ja jälle niimoodi teed. Et praegu, kui ma seda siin keskkonda näitan, siis põhimõtteliselt laen siia oma faili ülesse, ütlen, mis keeles on, mitu kirjutajat on ja mitu, rääkijat on ja saan umbes 15 minutiga siit selle tulemuse, kus on ilusti, kes räägib, mida ütleb ja ta on üsna täpne. Ja kui ma tahan, siis ta saadab ka mulle meilile kokkuvõtte sellest ja väga palju vigu ta enam ei tee. Et see säästab ajakirjanike aega väga palju. Aga sellest kõik siis alguse sai. Ükskõik, kus ma teen mingisugust koolitust või käin esinemas ja saan võimaluse ajakirjandusest rääkida, siis mul on hästi oluline teha selgeks 2 mõistet. Väga lihtsad mõisted ja me kasutame neid igapäevaselt. See on ajakirjandus ja see on meedia. Ja mida ma näen, kus on probleem, on see, et sõnu ajakirjandus ja meedia kasutatakse sünonüümidena. Aga see kindlasti nii ei ole ja kui niimoodi neid kasutada, siis tihtilugu see viib mingisugused arutelu trappa. Inimesed räägivad eri asjadest. Ajakirjandus on meedia, aga kogu meedia ei ole ajakirjandus. Kohe selgitan. Meedia on väga lai mõiste. Sinna alla kuulub kõik see, mis tuleb teile telerist, internetist, raadiost, isegi trükitud kujul. Kõiksugune info, kõik, mis sealt kanalitest tuleb. Aga ajakirjandus, jah, ta tuleb samu kanaleid mööda, aga ajakirjandusel on väga selged reeglid. See, millest ajakirjanduses räägitakse, kõneldakse, kirjutatakse, need valikud on tehtud uudisväärtustele põhinedes. Ja kuidas kirjutatakse, kuidas kajastatakse, see allub siis ajakirjanduseetika reeglitele. Eestis on olemas Meedialiit ja Meedialiidu lehel on olemas Eesti ajakirjanduseetika koodeks. Selline üsna paljudest punktidest koosnev kokkulepe, mida siis Eestis ilmuvad ajakirjandusväljaanded, raadiod, televisioon järgivad. Siin on päris palju punkte sellest, ajakirjaniku tööd ei tohi takistada, ajakirjanik ise peab kontrollima infot, andma sõna kõigile, keda antud kajastus puudutab. Siin on tehisaru kontekstis üks väga tähtis punkt, et ajakirjanik ja ajakirjandusorganisatsioon vastutavad selle materjali eest, mida nad avaldavad. Ja kui me võtame siia tehisaru juurde, siis sellist vastutust ei saa panna masinale. Et tegelikult on praegu meil ikkagi ajakirjanduseetika reeglites kirjas selline punkt, mis välistab lausa selle, et tehisaru saaks kirjutada ja luua ajakirjanduslikku materjali. Ta saab aidata, aga ta ei saa olla selle looja. Ehk siis vastutuse peab võtma ikkagi ajakirjanik või ajakirjandusorganisatsioon oma nime ja näoga. Kui nüüd üle korrata kõige tähtsamad asjad,
siis millest me alustasime, oli see, et ajakirjaniku töö tuum, see põhiline reporteri töö, tehakse ära kontorist väljas. Mitte arvuti taga, vaid inimestega suheldes, sündmuskohale minnes, kogedes, tunnetades. Ja seda tööd tehisaru teha ei saa. Tehisaru teeb ajakirjaniku töö kiiremaks, võtab ära tüütute pisiasjade tegemise ja võib-olla teeb ka selle töö natukene lõbusamaks, kui te mäletate neid karikatuure ja selliseid vahva keelekasutusega arvamuslugusid. Aga jah, AI ei asenda seda otsekontakti, seda inimlikku suhtlust, mida ajakirjaniku töös on väga-väga palju vaja. Ma praegu tänan kuulamast ja ma loodan, et teil on hästi palju uudishimu ja te vaatate nüüd ka seda meediasisu natukene teise pilguga, et mis on ajakirjandus, mis on muu meedia. Aitäh teile!